6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metapo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metapo Full Service ainult Stokkerist. Tere head rallisõbrad, 6. käigu podcast laupäeva õhtul päris hilisel õhtutunnil hakkab täna pihta, sest viimane katse, nii hilja lõppeski. Sébastien Ogier, ikkagi ralli liider, ei ole siin midagi muutunud. Kalle Rovanpera, tema järel Thierry Neuville 3., Elvin Evans 4. ja meie mees Ott Tänak, kes täna kaotas ühel hetkel roolivõimu, on 5. kohal. Alustame tänast saadet kõnega Montesse, teisel pool Skype'i ühendust on meil Jaan Martinson Monte Carlo ralli pressikeskusest. Jaan, tänane päev paari sõnaga kokkuvõttes, siis kuidas iseloomustaksid? No, mis seal nii väga iseloomustada, et hommik oli näha, et ega Ott Tänak väga selle autoga võitlusvõimline ei ole, et Elfin Evans võttis talle kohe kenasti järgi ja siis tuli muidugi uudis, et roolivõim on otsad andnud, aga õnneks mitte lõplikult, et ütleme niimoodi, roolivõimu oli märgatavalt vähem, kui seda oleks pidanud olema ja Ott Tänak sai kenasti sõidetud, kaotas seal võib-olla kiiruskatse peal võib-olla 3, 4, 5 lisasekundit ja liikus kenasti finiši suunas ja praegu on ju seis selline, et temal pole kedagi püüda ja ilmselt Katsuta ei hakka ka teda püüdma, nii et siin on, kui mingit probleemi ei tule, midagi juhtu, et Ott Tänaku puhul on nüüd siit edasi mõistlikul kiirusel kulgemine. No siis, kui roolivõim kadus, see oli siis SS10 ehk siis tire fitting zone'ini jäi veel üks katse ja siis oli võimalus seal midagi hakata remontima omal käel, siiski mitte mehaanikute abiga. Tol hetkel arvasid sa, et Ott üldse sõidab tänase päeva lõpuni? Jah, sellepärast, et meil ei olnud ju teada, kuivõrd otsad selle roolivõimuga on ja kui ta oleks olnud nii nagu eelmisel päeval Pierre-Louis Loubel oli, ehk siis roolivõim oli täiesti kadunud, siis Ott Tänakul ei oleks küll olnud mõtet sõita neid 4 katset ja oma käelihaseid ära venitada, ära lõhkuda ja ma arvan, et siis ta oleks tulnud ikkagi finišis, seal ta ei oleks saanud ju ka midagi ei katsetada ega midagi tunnetada, mitte midagi. Kuigi ega ta ei saanud seda ka nüüd, aga nüüd oli vähemalt, sõit oli enam vähem ja ta loodetavasti ikka toob need 5. koha punktid koju. Ja on nüüd nii, et mehaanikutel, kui see auto jõuab omadega Monacosse, on 50 minutit aega seda autot putitada ja roolivõimu probleem ära lahendada? Ja see, ütleme, roolivõimu, selle nad lahendavad kiiresti ära. Palju see oli, Ogieril vahetati käigukast ära 18 minutiga, nii et roolivõimuga probleemi ei teki, aga ma rääkisin siis M-spordi bossi Rich Milleneriga ja tema vähemalt kinnitas, et see on mingisugune tehniline rike, nad täpselt ei tea, et mis seal on, nad peavad selle roolivõimu nüüd lahti võtma ja vaatama, et mis seal tegelikult viga on, aga ta ise arvas üsna veendunult, et see ei ole küll niisugune asi, et mis peaks juhtuma ka mõni järgmine kord, et seal oleks kogu süsteem, oleks vaja natukene kas kohendada või remontida või et see on nagu ühekordne juhtum, aga ettevaatlikuks teeb ta ikkagi, sellepärast, et mäletame, neljapäeval oli ju Ott Tänaku autol elektrisüsteemiga probleemid ja ma päeva kommentaaris, mis varsti üles läheb, kirjutan ka, et eelmine aasta ju oli neid pisivigu, mitte suuri, vaid pisivigu oli ju Sébastien Loebil ka 2 korda, mis tõttu ta pidi üks kord liidri kohalt, üks kord peaaegu liidri kohalt rallit katkestama ja seal oligi
ühel puhul hakkas mingisugune umbes 50 senti maksev tihend läbi laskma ja ralli oligi otsas. Teine kord oli vist mingi generaatori rihma probleem või midagi seal oli ka. Et ütleme niimoodi, et need on niisugused kõige totramad vead, eks, kui sul tõesti mingi tihend hakkab läbi laskma, sellepärast sa liidri kohalt katkestad selle ralli, nii nagu ei saa väga maailmameistriks tulla. Aga loodame, et ega ei tea, vaatame, mis siit edasi. Siin on ju niimoodi, Ott Tänak on sõitnud ühe ainsa ralli ja 3 päeva ja 2 päeval on olnud probleemid 3. Ja nendest probleemidest sa natuke ka Rich Milleneriga rääkisid, aga ütles siis huvitava lause, et sellised peame auto Tänaku sõidustiili järgi kohandama, et me oleme siin eelnevatel aastatel arutanud, et kas auto ei sobi või peab Ott hakkama enda sõidustiili muutma, ei pea midagi, Otti järgi tuleb kohandada auto. Ja küsimus ei ole mitte Otis, küsimus nagu Millener selgitas, ütles, et sõidustiili, mis on sul aastatega välja kujunenud, seda ei ole võimalik nagu muuta. Ja ma arvan, et Hyundais oligi üks probleem selles, et keegi ei hakanud töötama auto kallal Otti heaks. Meenutame, kuidas oli ju Toyotaga, Ott tuli Toyotasse, esimesed pool aastat, ta sõitnud nii väga selle autoga, aga ta töötas selle auto kallal ja 1,5 aastast oligi auto talle täpselt käe järgi. Ja eelmine kord, kui ta M-spordis oli, siis ta aitas ju seda autot arendada, ehk siis ühesõnaga ta arendas seda autot just omas sõidustiili järgi. Et ta tegelikult nii ongi, et nad, nagu Rich Millener ütles, et nad peavad leidma parimad seadistused just Ott Tänaku jaoks. Ja, mis huvitavat rallipargis veel on juhtunud? Millised sinu isiklikud päeva tipphetked on olnud? Polegi siin mingit tipphetki, see on täiesti masendav. Jalutasin ja löntsisin rallipargis ringi. Põhimõtteliselt inimesi ei ole, võib-olla seal daam koerakesega jalutas ja ma arvan, et kõige õnnetumad on need nännimüüjad, kes siis tiimide nänni, sellepärast, et seal ostjad ei ole ja siis, kui ma läksin vaatama, mida seal M-spordil pakkuda on, siis tormas kohe müüa minu juurde, et äkki õnnestub tal kas või mingi rinnamärk maha müüa 1,5 euroga, aga paraku minust ostjat ei olnud, ega sealt suurt osta ka polnud, et Ott Tänaku nimelist kaupa veel väljas ei olnud, ju ei ole jõutud valmistada. Ainukene nimeline kaup oli Sebastian Loebi sokid. 10 euroga oleks võinud nad soetada, aga ütleme, need olid niisugused ääretult kirevad ja meie endisele peaministrile oleks võib-olla sobivad olnud, aga minusugune elegantne härrasmees nii kirevaid sokke jalga ei vea. Kui palju on näha eestlasi Montes ja rallipargi ümbruses? Kõvasti, siin oli eile intervjuu tsoonis, ikka tehti kõvasti lärmi ja lauldi laule ja et Ott Tänak ja Martin Järveoja on maailmamestarit ja kui me vaatame seal raja peal on ka ikka Eesti lippe on piisavalt, nii et fänn on tegelikult siin palju, olen nendega vestelnud ja eks nad hoiavad kõvasti Otile pöialt ja praegu ei ole võib-olla nii hästi läinud, nagu me loodame, aga ehk edaspidi. Kuidas sinu kulinaarsed elamused siiamaani on olnud? Teadmata, siin on see jama, et ma pean minema niivõrd hilja sinna oma linnakesse, kus ma elan, siis sealt olen käinud pitsat söömas, seal on niisugused tipprestoranid on seal kaugemal, aga minu kõrval on kohe buffet Aasia restoran, kus ma olen nüüd mitu päeva käinud, ma olen suur Aasia toidu austaja ja seal näiteks on sushi laud, söö nii palju kui tahad, eks ma olen sushile panustanud, mulle väga maitseb ja Hiina toidud on ka head, aga nad ei ole nii head, kui ma ise teen, aga neid ma ikkagi proovin seal ka. Kumb sushi on parem, kas Monte sushi või Tokyo sushi? Loomulikult Tokyo sushi. Siin ei saa vaidlustki olla, eks.
mida ootate homsest päevast, mis sa arvad, mis nende 67 kilomeetriga võib veel juhtuda? No võt, siin peab vaatama, et mida see Ott kavatseb teha, et kui ta kavatseb proovida mingit uut seadistust, midagi, siis ta muidugi surub gaasi ka, eks, et teine asi on ju see, et kui ta seal midagi väga katsetada ei taha, siis ta võtab asja rahulikult, säästab reppe ja ma tahaks punktikatsel loodan, et ta võtaks ikka mõned punktid sealt ära. Ja tegelikult, mida ma ootan Kalle Rovanpera ja Sébastien Ogier vahelist võitlust, palju neil vahet on, 16 sekundit. Ja Kalle ajab siin kohati täielikult hullu. Ja Ogier ütleb ka, et ausalt öeldes, et kui mina sõidaks nii riskipiiril, nagu Kalle sõidab, siis lõhkaksid mul rehvid ja ma kaotaksin kogu mängu. Et vaat see oleks nüüd näitaks meisterklassi, kui poisike, olgugi et maailmameister, tuleb ja paneb koduõues vanameistrile, 8-kordsele maailmameistrile tõmbab koti pähe. Aga kas Toyotal ei ole mõtet mitte kohad ära vahetada, et Kalle ju sõidab maailmameistritiitlile, Sébastien Ogier ei sõida? No mine sa ütle nüüd, pane ennast nüüd Jari-Mati Latvalla nahka ja ütle esimesel etapil, just Monte Carlo rallil, mida Ogier kõige enam tahab võita ja ütle, et kuule poiss, või mitte poiss, ütleme, kuule, Seeb, ole nüüd hea mees, eks, et võtta see jalg sealt ka gaasipedaalilt natukene ära, et las Kalle võtab selle võidu ja sul on teine koht hea küll ja saad poodiumil šampanjat pritsida. Sama suured pudelid antakse ju nii esikohale kui ka teisele kohale. Mis sa arvad, kuhu Jari-Mati saadetakse? Sinna prantsuskeelsesse kohta. Just. Kuule, aga Jaan, kena õhtupoolikut sulle, ma tean, et Oti tulekuni meediaalasse on veel päris kõvasti aega, jah? No ütleme niimoodi, et see on ikka täielik absurd, mis siin toimub täna, siis sellest rehvi vahetuspunktist kodanikud rallisõitjad sõitsid 285 kilomeetrit, tähendab, on tulla siia samma Montesse, oleks ralli toimunud Kapis, siis ma arvan, et päev oleks neil kuskil 16.45 läbi saanud, aga nüüd nad jõuavad intervjuutsooni meie aja järgi umbes 20.30. No aga mis on sinu ettepanek, kuidas paremini saaks? Lõpetame selle Monte pulli üldse ära, kolime täie rauaga kappi ja nimetame seda kapiralliks või? No seda ilmselt ei saa, sest kuninglik või majesteetlik või mis ta on vürstilik Monaco autoklubi maksab, et paraku tuleb käituda nii, nagu nad käituvad, aga kui nad on väga õnnelikud, et fännid siin päeval ringi ei jaluta ja autod ringi ei sõida, siis jumala eest, olgu rahulikud. Jaa, imelik korraldus, aga peame leppima sellega, mis on. Aitäh, Jaan, ja homseni! Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Ja nüüd on Rolandiga ka. Roland, oled otse-eetris nii-öelda. Tee korra häält ka, vaatame, kas kostub ka midagi. 1-2. Juhu, meie mikrofonid, mis me oleme Rolandile sinna kauges kohta, kus ta on saatnud, töötavad. Roland, mis on see kauge koht, kus oled? Tere minu poolt jälle. Asun Pärnus. Kui kaugel? Tulin suve nautima. Suve nautima? Millist suve? Ei, tegelikult, ütleme, taevas ja päike oli ilus. Jah, külma oli natuke palju ja maa oli valge, aga vähemalt ilm on Pärnus hea või oli täna, nii et ma saan aru, sa saatsid mulle väikse video, mis Tallinnas oli, et sellest oli igal juhul parem. Väike udu oli meil? Jaa, siin udu ei olnud, siin oli selge. Kuidas sulle siis tänane päev imponeeris? Jaanilt kuulsime, et mitte väga, sest pausid on pikad ja ülesõidud veel pikemad ja nüüd ta ootab seal 2 tundi veel, et Ott üldse sinna kohale jõuaks, aga kuidas meil on vaadata selliste pikkade pausidega rallit siit kauget distantsilt, et
Kuule, täiesti nõus tegelikult Jaaniga, et mul on isegi kahju tast tegelikult, et ta praegu läheb Otilt intervjuud võtma, sest ilmselgelt Ott kõige paremas tujus ka, ma arvan, tänase päeva lõpuks ei ole oma probleemide pärast, aga ma ei saa öelda jah, et ütleme, kui Monte tekitab enamasti sellist mõnusat ärevust, iga katse on ju sellised keerulised olud, vaatad seal sellist ellujäämist, siis praegu see on selline tavaline asfaldiralli tegelikult, et see Monte, mida me võib-olla iga aasta siin esimeseks ralliks ootame, et seda ei ole siin. Ja sellest on tegelikult hullult kahju, et jah, ma ei saa öelda, et see nagu Monte on. Nimi on Monte, aga see ei ole Monte, et nii ta on. Jah, võib öelda, et need pausid, kõik asjad tegid veidi tänase päeva venivaks. Keeruline oli jälgida, aga ma ikkagi jälgisin ära ja seda Toyota ülemvõimu üritasin ka kuidagi enda jaoks meelestada positiivselt. No kui Otil see roolivõimu probleem pihta hakkas, SS10 lõpus kuulsime tema sõnade läbi, et kuhu siis selle katse sekundid läksid. Mis sinu esimesed mõtted olid, kuidas tänane päev kõik lõpeb? Tegelikult lõppes selles mõttes, lõppes asi hästi, et me nägime tegelikult, me võime tuua paralleeli, mida me nägime eile Lube roolivõimuga, kus vend väänas seda niimoodi, et pole aasta ka jõusalis sellist trenni teinud nagu siin 3 katsega, siis see oli tegelikult see, mida ma ootasin. Olukord oli oluliselt parem, et me oleks muidu näinud praegu Ott Tänakut kuskil, ma ei tea, 20. positsioonil. Et selles mõttes, ma saan aru, rool oli raske, aga ta oli ühtlane ja ta ei olnud, nagu see ei olnud 100% kadunud nagu Lubeel eile. Et ütleme, päeva lõpuks nagu kõik on hästi. Ei ole hullu. Vahet ei ole, kas on 4. koha punktid või 5. koha punktid, ma arvan, Otil on ka sügavalt savi. Nii kaua kui poodium ei ole, vahet ei ole olgu 4., 5., 6. Et päeva lõpuks, ma arvan, jube keeruline tegelikult see ralli siiamaani ta jaoks olnud on, et vähemalt on elus ja jätkuvalt teel. No rääkides tänasest päevast, kui huvitav on tegelikult välja võtta üldse tänase päeva eraldi tulemused, kes meil täna on tempot dikteerinud, loomulikult Kalle Rovampera ja 14,1 sekundiga siis oli täna kiirem Thierry Neuvillist ja 14,2 Elvin Evansist. Ogier on kaotanud 20 sekundit Rovamperale, aga ikkagi, ma ei tea, kas me ütleme kindel liider, kui on 16 sekundit üldarvustuses vahe? Vot jah, päris hea küsimus, et kui me räägiks tavalisest Montest, siis ma ütleks, et see on nagu sekund, see 16 sekundit, aga jälle tänastes oludes asfaldiralli peal 16 sekundit võiks olla suht piisav, kuigi Rovampera tänane hoog on olnud ikka väga raju ja isegi üllatav, et Ogieri pole nagu väga vastu midagi öelda olnud. Minu jaoks oli see ikka ootamatu tõesti, aga jah, ma usun, et homme on, ütleme jämedalt 70 kilti sõita, Ma arvan, et Ogier on see vend, kelle jaoks 16 sekundit võiks olla piisav. Me räägime puhtast sõidust ilma mitte vigadest, ja ilma tehniliste probleemide mingite teemadeta. Puhta sõiduga see on Ogieri jaoks kindlasti piisav. Aga Toyota katsevõitude seeria lõppes siis 12. kiiruskatsel, kus leidis, ei taha öelda halvustavalt gaasipedaali leidis üles, aga tegigi kõva katse. Thierry Neuville ja võitis selle katse 1,1 sekundiga Elvin Evansi ees. Tuleb Neuville'i ka 3. kohal natukene karta või? Ma ei tea, kas karta. Ma ei ütleks, et karta, aga Rovamperaga 16 sekki vahe on ju. Ma arvan, et ega see selles mõttes nagu suures pildis need positsioonid on jaotatud tegelikult, et homme suurt midagi juhtuma ei hakka. Aga tegelikult oli hea meel selle üle, et Neuville selle ütleme gaasipedaali üles leidis, sest see ütleme, tekitaks muidu nagu küsimusi, et mis toimub, et meil on 3 Toyotat ees ja tühja maad ja mitte midagi pole. Et selles mõttes see Neuville sinna Toyotale, ma ei tea, kuidas me ütleme, singiks sinna võileiva vahele oli nagu väga hea ja tegelikult ütleme, mingi pinge vähemalt on sees, et keegi seal ees ei saa midagi teha. Et need on piisavalt suured vahed, et puhta sõiduga midagi ei juhtuks, samas väike viga, ma ei tea, tagurdama peab pool spin
siis on kohe Neville tagant tulemas või Rovanpera Ogieri poole kohe minemas. Selles mõttes jälgida ikkagi nagu homme on. Ja Neville'i ja Evansi vahel, Evans siis 4. kohal 24,5 sekundit ja Evansi ja Oti vahel omakorda 40,8 sekundit ja siis tuleb Katsuta 38,4 sekundit kaotust Otile. Tunduvad ka 4., 5., 6. koht olevat suht paigas ja 7., 8. võime veel hakata rääkima. Jaa, aga tuletame meelde, et Evans kaotas tegelikult 44 sekundit 5. katsel, et oletame, et seda ei oleks olnud, päris huvitav seis oleks. Jaa, igaüks võib oma arvutusid ise teha, siis ta oleks seal võidukonkurentsis äkki. Täpselt, et nii nagu 2020 ja 2021 aastal see oli. Nii et kui me saame siit mingi pildi ette, mis nagu see hooaeg tulema hakkab, siis oleks lahe, kui Evans on selles mängus tagasi. Et meil oleks Ogier, Rovanpera, Neville, Evans ja Tänak tegelikult kõik võiksid olla etapi võitjad on ju potentsiaalsed ja miks mitte nagu 5 mehest, ma ei tea, nendest 3 kindlasti ka võiks olla tiitli peale sõitjad vähemalt. No aga mingi pilt nüüd ikkagi meil 2 päevaga, 2,5 ütleme nii, et on autode kiirustest ees ja kui nüüd võtta lahti ka meie enda portaalis ilmunud intervjuu Jari-Mati Latvalaga, siis oleks isegi rõõmus, ütleme nii. Ütles Latvala, et aasta jooksul on asjad edasi läinud ja autod muutunud. Võib-olla pole M-spordi auto praegu nii kiire kui näiteks Toyota ja Hyundai. Igatahes on vähemalt teada, et meie auto on praegu päris palju kiirem kui eelmisel aastal, ütles Latvala rahulolevalt. No jaa, mis ta peabki rahul olema. Mõtle, ma arvan, et ega võiksid ka sina seal Toyota tiimi bossina istuda ja võiksin mina ka ja ütleks, et kurat, jõle hästi on meil kõik ja mõnus on. Auto on olemas, meeskond töötab, head sõita, nii et ega tal ei olegi midagi seal nuriseda. Aga igal juhul ma olen nõus, sest ega Toyota vastu, ma arvan, jätkuvalt väga-väga keeruline saada. Ma arvasin võib-olla, et Neville tegelikult, ka minu ennustuses ma panin ta teisele kohale, et ta võiks seal Ogieriga veits rohkem kembelda. Aga üllatav jah, Toyota on minu jaoks nagu üllatavalt teadena Hyundaiga võrreldes. Aga, ja kui me võtame Fordi praegu juurde, et kui me nüüd 2 päeva on sõidetud, et mingi pilt võiks ees olla, siis ma ei tahaks öelda, et Ford mulle pettumust valmistanud on, sest ma eeldasin seda, et seal hakkab mingit jama tulema. Aga jaa, ma ikkagi kuidagi oleks võib-olla oodanud sellist mõnda katset, kus oleks nagu päris teravamalt tipus olnud, et praegu sellist katset olnud ei ole. Jaa, aga paneme küsimustega edasi või? Muidugi, jaa. On tulnud täna küsimusi ka, jah? Jaa, 6 või 7, kui mu arvutused mind ei peta, aga ühe laheda üleskutse tegime ka sotsiaalmeedias. Aitäh, Roland, selle kaasa tulid. Postitasin esimesena siis, kuidas minu vaade näeb välja kodus, kui ma rallit vaatan. Ja Roland tuli hästi kaasa ja tuli tegelikult väga hästi kaasa ka meie publikum, et saime sealt, kes vaatas laulukooris ja kes vaatas, ühed mundrismehed vaatasid seal rallit, me ei tea täpselt, mis ülesandeid nemad parasjagu täitsid ja kas nüüd üldse Eestis olid, me ei tea sedagi, on ju. Ei tea, see oli äge vaatamine. Paneme homme sama lauluga edasi, ma arvan. Jaa, muidugi, see kindlasti varem, seda oli jube lahe vaadata ja ma arvan, et ka nendel rallisõpradel endal on ka päris äge vaadata, kes kus mida vaatab, et seda on varem tehtud kuskil ka mingi suusatamise või laskesuusatamise ajal, et seda on alati äge näha, et kes kus mida teeb ja mida vaatab. Küll aga need mehed ja naised, kes on meil Monte Carlos, Monacos või Prantsusmaal koha peal, olge head, saatke ka oma pilte, oma vaadetest, oma gruppidest, oma seltskonnast qskaik@delfi.ee või siis pange otse Instagrami storidesse ja tagige seal ära sport.delfi.ee ja siis me näeme seda oma message'ites ja saame ka jagada oma vaatajate ja lugejatega. Aga nii, küsimused. Heiki tervitab ja ütleb, et eilses saates kõlanud küsimuse jätkuks, et kui mehed juba sõidavad, siis starti ootavad mehed võivad WRC laivi vaadata. Jah, selle me vastasime, et jah, kas selle nähtava pildi järgi kohendatakse legendi, kui selleks on vajadus? Ainult nii palju, kui me sellest ka eile rääkisime, et
kui see näiteks Neville'i või Serderidise kohta oli selline libe lõik, on ju. Et no ütleme nii, et ega sõitja tihti peale ei jõua seda jälgida niimoodi, et pigem saadab meeskond selle info ikkagi, et noh, sa võid selle laivi seal lahti teha korra, ma ei tea, 10 minutiks, sul ei ole elu sees rohkem aega seal stardirivis AKP-s. Et pigem see info tuleb jah meeskonnalt, aga loomulikult neid muututusi pannakse legendi sisse, kui nähakse all live'is, et mingisugune väga triki koht on. Teine küsimus on tal, et kui finišis räägitakse tihti intervjuudes, et kas olud olid paremad või halvemad, kui oodati, siis kas võime arvata, et mõni ajab pada ka selleks, et tagumisi mehi, kes ei ole veel startinud, seal eksitada? Kindlasti. See eriti kui nagu läheb sekundis sõitmiseks, ralli hakkab lõpu poole jõudma. See kohutavat jama aetakse lihtsalt. Sa ei kujuta ette ka, kui palju jama sõitjad võivad üksteisele ajad, aga noh, rallimaailmas on see kuidagi nagu nii-öelda sõbralik jama ajamine, et alati on pärast rallit ka lähed jälle nagu norid, et kuule, et teinekord jäta ütlemata või mida iganes, et jaa, loomulikult selliseid trikke võib teha, et ütled, et kohutavad libeli ja ma ei tea, 5 mees taga kuuleb seda, meeskond võib-olla kirjutab või ise kuuleb või keegi annab teada, et kuule, et tuli info, et jube libe on, siis selliseid asju tehakse, jah, muidugi. Päris põnev, aga siis tuleb ridade vahelt osata lugeda, jah? Ja, ütleme, see psühholoogiline mäng on tegelikult väga suur osa sellest ja ma arvan, et igast spordist, et ka ju enne katsele minekut on ju kindlasti selline, ma arvan, leiab mingi 5-10 minutit, kus on, ma ei tea, 5-6-7 sõitjad koos seal ootavad katsele minekut, et iga sõitjaga jõuab paar lauset vahetada ja seal psühholoogiline mäng käib spordi juurde, seal on väga huvitavaid vestluseid alati. Ja põnev küsimus on ka see, et ilmselt me oleme sellest varasemalt ka rääkinud, kui tire fitting zone on ja autoga mingi tehniline mure on, siis kolmandatel isikutel pole on ju õigus seda autot sinna läbi minna, aga kõrvalt juhendada võib? Kõrvalt võib juhendada ja võib kasutada tööriistu ja juppe, mis ainult autos on. Ehk mehaanikud on olemas tire fitting zone'is, aga nüüd oleneb reeglistikust. Mina olen sõitnud näiteks Korsika rallil, kus meil oli üks mehaanik auto peale antud ja mehaanik võis siis ainult rehve vahetada, mitte midagi muud teha ei tohtinud. Aga jah, nõuga võib abiks olla ikka. Ja enne tire fitting zone'i siis tegelikult on ka aega veel nii-öelda natuke näppida, mis on põhimõtteliselt sama, mis ülesõidul on ja sa võid oma autot remontida, aga jah, tire fitting zone'is ainult tööriistadega ja vahenditega, mis kaasas on. Tere, ütleb meile Marko, mille põhjal sõitjad sätivad autodele rehvid, kui pole tervet jooksu sama tüüpi rehve. On see sõltuv kuidagi parem-vasak kurvide arvust katsel või milleski muust? Ka siuke korduma kippuv küsimus. Ja tegelikult sellel ei ole ühtset vastust, sest iga sõitja võib läheneda sellele erinevalt. Et jah, või ütleme kõige lihtsam ja loogilisem oleks võib-olla see, et on kokku loetud iga katse peal mingid kurvid, et kuhu see rehv panna, aga sellist aega ma ei usu, et kellelgi on, et keegi hakkab seda tegema. Et tegelikult lõpuks sätitakse see rehv, siis sõitja ise sätib, et kumma poole kurvi ta tunneb mugavamalt nii-öelda, oletame, paneb Supersofti tagumine parem, et kas ta tunneb ennast mugavamalt, kui see taga üks rehv on vedelam, kui ta vasakuid kurve võtab või paremaid, et see on juba iga sõitja enda tunnetuse küsimus, et tegelikult seal ei ole nagu ühtset vastust. Mõni kindlasti, ma arvan, võib ka ära lugeda, aga ma ei kujuta ette, et kellelgi selline ressurss oleks olemas seal. Nii, Meelis viskab õhku sellise küsimuse, kas oleme saanud kinnitust väitele, et kui M-Sportil uue generatsiooni auto välja tuleb, siis esimesel aastal on nad alati head olnud ja siis jõuavad teised neile järgi ja lähevad tavaliselt möödagi. Kui eelmine aasta suutis isegi Greensmith katsevõidu võtta, aga see aasta pole Ott sellele isegi lähedal olnud, siis see on ju selge märk sellest, arvab Meelis. Ma ütlen, et sellel mõttel võiks olla uba, kui me oleks sõitnud ära umbes 3 esimest rallit, aga me oleme alles esimese ralli nii-öelda lõpusirgel. Ja tegelikult ütleme, kui me võtame ka 2017, kui tuli uus generatsioon autosi, Sebastian Ogier võitis meistritiitli 2017, aga võitis ka 2018 selle.
2 aastat järjest, aga jaa, tegelikult eelmine hooaja algus M-Sport oli vähemalt võrdne teistega kindlasti. Aga see oli ka kindlasti sellepärast, et M-Sport alustas selle auto arendust niivõrd palju varem ja Hyundai põhimõtteliselt hakkas oma testisõite tegema alles Montes, sest neil oli üks testiauto, mille Neville kandis maha kuskile karjääripõhja testides ja põhimõtteliselt testi teha ei saanudki uue autoga. Nii et Hyundai oli eelmine aasta Montes mängust väljas selles mõttes, Toyota oli ütleme seal kuskil keskpärane, nii et M-Sport ja Toyota olid võrdsed eelmine aasta Montes. Ma ütleks, et täna jah, ma olen seda veendumust pidi, et Hyundai on kõvasti järginud, M-Sport püsib seal, kus ta on, aga ma arvan, et see on päris palju tööd on lihtsalt arendustöö taha jäänud, mida Ott suudab ära teha järgneva, nagu sa ütlesid, 2-3 ralliga. Tegelikult need väikesed pisiasjad, sest autol on ilmselgelt kiirus olemas, põhi on hea, ideaalne, nad on ehitanud neid autosi, ma ei tea, 10 aastaid on ju. See on lihtsalt pisidetailid, mis vajavad ära muutmist, et Ott sellega sõidetud saaks. Meelisel on selline küsimus ka, et kas Rolandile jääb samuti mulje on-board'e vaadates, et Toyotal tundub mootoril kuidagi rohkem võimu olevat. Eriti oleks aru saada kohtades, kus põhjagaasiga minnakse. Ma ei tea. Oled sa niimoodi kuulanud? Ma olen küll, aga ma ei ütleks päris seda. Et tegelikult isegi äkki võis olla eelmine hooaeg lõppkiiruste nii-öelda mingid videod, kus näidati autode lõppkiiruseid niimoodi piires tulid, siis äkki võis olla rallis, kus oli Hyundai isegi kiirem. Mul ei ole sellist muljet jäänud. Ma ei ütleks seda. Ja siit tegelikult 3. küsimus on ka üpris põnev, me arutasime seda natukene päeval ka, et kas Roland oskab öelda, miks on ralliautodel nii palju probleeme roolivõimuga? Fordil on aastaid sellega jamasid olnud ja meenub ka kord, kui Ott Toyotaga sellepärast etapivõidu silma jäi. Kas süsteem erineb palju tavaautode omast? Räägime nüüd selle roolivõimu ka, et kuidas see WRC autodel on ehitatud ja mis seal siis katki saab minna? Muidu on tavaautodel ka ikkagi ju elektriline roolivõim ja on ka varasemalt, tegelikult ma nüüd generatsioonide põhiselt ei oska öelda, millal see muutus ralliautodel, aga hetkel on nii-öelda hydrauliline roolivõim kasutusel ja kui õli pole, siis ei tööta see ja ma ei oska öelda, miks ta nüüd seda viimasel ette on tulnud, aga ju ta on kuidagi disainitud niimoodi, et ta saab võib-olla kergemini pihta kui varasemalt. Aga jaa, tavaautode vahe, nagu see, mis ma just ütlesin, on olemas. Oti puhul tõenäoliselt võrreldes nüüd Lube roolivõimu probleemiga, siis seal oli mingi konkreetsem vahe ikkagi, et Oti nii-öelda roolivõim ei tööle. Ma ei oska öelda, kas sinna siis selline stabiilne mingi õlileke võis olla sai peale kallata, et ma ei oska neid detaile öelda, aga äkki Ott oskab ise juba õhtul intervjuus seda infot juurde anda. Jaa, kindlasti kuulake intervjuud ja vaadake. Eilne oli päris huvitav vaatamine, aga 4. küsimuses saan mina ka vastu nina natukene, et Gunnarile infoks, kes arvas, et Otepääl oleks hea talveralliks valmistuda, siis hetkel Otepääl 0 looduslikku lund. Kui Kesk- ja Põhja-Eestis see nädal kõvasti lund tuli, siis Otepääl ei tulnud sentimeetritki. Teed on porised ja põllud rohetavad. Kas Otepää ralli võib ju ära ka jääda sellepärast, eks? Jaa, alukesne ralli juba lükati edasi. Nii et ma arvan, et see juhtub ka Otepääga, sest Otepää peaks toimuma nüüd 2 nädala pärast. Jaa, 4. Otepääga juhtuda. Ja selles mõttes võtame kokku siis selle sama teema, mida me arutasime, et Robert Virves ja Georg Linnamäe Norras oli õige otsus sinna minna ja ralli on tänaseks ka läbi saanud. Jaa, väga ilusalt vaated, kui keegi on näinud Robert Virvese sotsiaalmeediakontot Instagrami. Lõpus vaatame nendele tulemustele ka natukene rohkem ette, aga lõpus siis ütleb, et Meelis, et tänud hea podcasti eest, Mell. Suurepärane, tänud heade sõnade eest. Siis on vahepeal üks väga kuidagi Eesti-Soome segu saadud meile Ennu. Kuulan huviga ikka teie saateid ja mõtlen ralliteemadel kaasa. Minul oleks arutamiseks teile teema. Enne uut hooaega tehakse kindlasti arendustöid auto juures. Kas need arendustööd 2 hooaja
vahel kuuluvad ka jutumärkides poelettide alla. Ütleb, et ei tea täpselt sõna, loodan, et mõistate, mida mõtlen. Saad sa aru, mida ta mõtleb poelettide alla? Ei saa kahjuks. Mina ka ei saa kahjuks. Aga ütleb edasi siis selles kirjas, et hea kolleeg Jaan Martinson on meil seda teemat keele otsast maininud Mehed ei nuta saates. Kas võiksite Rolandiga asja arutada ja teate, mida on erinevad tiimid arendanud ja kui palju Poelette tiim on kasutanud? Teate, ma ei saa sellest nüüd said aru või? Kas ta mõtleb, et kui palju on mingi originaaltükke või mingid äkki tõesti? Kasutatud või? Jah. Väga minimaalselt, väga minimaalselt. Jah, me võime võtta, et mingisugune detail on võetud põhimõtteliselt letist, aga siis on ikkagi ümber arendatud vastavalt siis ralliauto jaoks, et ma arvan, et seal on väga palju juppe, mis võivad olla visuaalselt täpselt samasugused, nagu on tänavasõiduautol, aga nende sisu on ikkagi erinev. Nii et selles mõttes ma ütleks, et kui me võtame tänapäeva WRC auto, siis selliseid tükke, mida saab, ma ei tea, Toyota tehasest või Hyundai tehasest oma sõiduautole tellida, siis äkki võib generaator olla, pakuks. Aga midagi rohkemat, ukselingid. Ma arvan, et väga palju ei ole selle. Näe, vaata kui hea, närisime läbi sellest natukene eesti-soomekeelsest kirjast. Ma loodan, et ma sain aru. Jaa, võib-olla saime. Ennu, kui me saime õigesti aru, siis anna teada, et me saime õigesti aru. Aga ennult ka meile, et andke aga kuuma stuudios. Mõnus on ralli asju teiega kaasa mõelda ja tihtipeale sooviks isegi teiega stuudios istuda ja rallijutte rääkida. Aga mine tea, võib-olla kunagi on võimalik võtta ka kuulajate kõnesi vastu. Kuule, päris hea auhind oleks anda meile siia, et saad meiega laua taga istuda. Jah, väga lahe ju. Jaa. Ja ütleb ka head alanud ralliaastat meile kõigile eestlastele. Niimoodi. Küsimus siis, et kes see meile küsib? Siim. Ei saanud täpselt aru sellest uuest reeglist, et laupäeval katkestades ei saa enam pühapäeval üldse rajale. Kas see on uus aasta reegel või varem ka olnud? On siuke reegel Montes, jah? See on Monte reegel, aga see reegel on olnud kogu aeg. Ja aastaid ja Montes on ka see erinevus, et pühapäevale lastakse ainult minu meelest esimesed, ma võin nüüd numbriga eksida, aga äkki võis olla esimesed 40 autot. Jaa, on küll. Ja. Et kui sa oled juba 41, siis kahjuks pühapäeval startida ei saa. Et see on Monte eripära lihtsalt ja aastaid niimoodi olnud, mujal ei ole seda. Siim küsib veel, et kuigi ralli ei ole nii-öelda ausala, kas oleks võimalik ikkagi muuta, et autod, kes on juba stardialas, ei saaks vaadata WRC laivi, lähtudes neljapäeva õhtusest teisest katsest, kui tagantpoolt startijad näevad seda libedat kurvi, kus Gravel Crew pole nende jaoks seda märkinud. Jah, tegelikult oleks ju mõistlik reegel, et ärme vahi neid telefone seal stardis. Jah, ma nagu saan sellest aru ja ma nõustun sellega, aga mingid asjad on, mida lihtsalt ei ole ilmselt võimalik teha. Aga ma arvan, et see natukene ka tuleb kasuks ikkagi ohutusele ka, et kui me ikkagi näeme seal, et mingi räige libe koht, no tegelikult on ju ohtlik. Jah, ja tegelikult ka sõitjana, kui on midagi katse peal sellist, mis on ohtlik, siis meil öeldakse tegelikult ka katse stardis vahel, et kaardilugejale, et sellel kilomeetril boks, ma ei tea, 20 vasak kurv on, ma ei tea, kiilas jää meeletult libe 5 autot välja sõitnud on ju, või et seal seisab auto tee ääres, siis meile antakse see info niikuinii edasi. Vähemalt enamustel rallidel. Et kui see on ohtlik koht ja võiks seda sõita teada, siis see antakse edasi. Ma arvan, et see All Live ikkagi täna on, see on sõitelu väga raskeks teinud, sellepärast, et kõik vaatavad videoid tunde ja päevi ja ma ei tea nädalaid ette rallit. Ja see eeltöö on meeletu, aga ma arvan, et see on selle sarja taseme tõstnud ka selliseks, et meil on seda fännina põnev vaadata, et kui seda ei oleks, siis need, ma arvan, mingid jõuvahekorrad oleksid ka teistsugused. Vaata, aga ohutusega seotud asju tohib ju tiim öelda kõrvaga katse ajal, eks? Jah,
jaa, kui auto on ees või tuleb kedagi mööda lasta näiteks, siis võib küll, jah. Ja siis Siimul veel selline küsimus, et kuigi lepingut pole arutamiseks, kas Oti lepingus võib olla mingi punkt auto arendamise kohta? Siin on pikalt räägitud ainult palgast, aga loogiliselt mõeldes siis auto arendamine on ju kulukam kui sõitja palk. Mis me sellest arvame? Ma arvan küll, et seal on punkt sees, et leping sisaldab ka autoarendust, arendusteste. Et ma ei tea, see tundub kuidagi loogiline, et see on seal sees, sest see on üks osa sõitja tööst. Ja ma arvan, et ka sõitja on väga motiveeritud seda autoarendust tegema, nii et see on nagu win-win mõlemale poolele, et meeskond saab auto heaks ja sõitja saab hea autoga sõita. Nii et jah, sellised asjad on, ma usun küll lepingus sees. Ja siis siuke küsimus, mis ma veel loeks ette, et Sander küsib, et ma ei tea, kas on ruumi rumalatele küsimustele. Vastus on alati ruumi. Aga miks Solberg läheb ralli 1 arvestusse, kõik teised WRC2 mehed on nii-öelda sinise märgistusega Solberg, aga oranžiga nagu ralli 1 mehed? Kas see on lihtne näpukas WRC graafika osakonna poolt või sellepärast, et ei sõida punktidele? Ma arvan, et see on lihtsalt lihtne näpukas, et seal ei olegi mitte midagi muud jäänud nii-öelda, ma ei tea, ütleme vanast ajast siis. Jah, Solberg lihtsalt sõidab seal kaasa, ta ei sõida mitte mingitele punktidele seda Montet praegu kaasa. Ja ei lähe ta kohe kindlasti ralli 1 arvestusse oma ralli 2 autoga ja ka WRC 2 punkte tema ei saa. Aga WRC2 seisu võiks küll üle vaadata, siin ikkagi see sama mees, kelle lipp on muuses ära muudetud. Roland, sina ei öelnud kellegi läheb? See on päris huvitav, kui sa kirjutasid mulle, et kuule Roland, kas sa kirjutasid eile kellegile, et see lipp ära võetakse? Ei, WRC-sse siis. Mina ei olnud veel kirjutanud kellegile. Mul oli see meeles, aga ma ei olnud ühendust võtnud, aga vaatasin ja lipp on kadunud, nii et kes iganes kuulas, ma ei tea, Karlip või kes seda kuulas, võttis asja ette või keegi andis lihtsalt teada ja härra lipp on kadunud ja härra liputu sõitja juhib WRC2 arvestust, kuigi tal viimasel katsel läks rehvkaitki, siis vahe oli nii suur, et jätkuvalt jäi liidriks 45 sekundit suurusjärgus see vahe ennem oli ja jäi 15 sekundit ikkagi veel peale talle. Ja siis Johan Rossell teisel kohal, Pepe Lopes 3, Stefan Lefebvre 4, Erik Kais 5, Adrien Formeau 6, Chris Ingram järgneb Grégoire Münster, Marco Pulas ja François Delecour ja meie sõber Sean Johnston ka sõidab Montes 12. kohal hetkel. Ja sõidab, aga ei ole üldse kursis, kuidas tal läinud on, et tulemust ajaliselt näeme, et ei ole, et kas seal on mingid probleemid olnud või ei ole, aga 5 minutit kaotus paremale. Ja, ma uurin järgi selle homseks. Aga veel nii palju WRC2 meestest, et siin on Münster, kelle üks põhisponsorid see hooaeg on Serderiidis. Ja väidetavalt Serderiidis annab ka oma ralli 1 auto talle see aasta sõita umbes täpselt 3 ralliks. Nii et me näeme Grégoire Münsterit, kui iganes seda nime äheldatakse, igal juhul Münsterit, kes hetkel kaotab 3,5 minutit sarja või klassi liidrile nägemas sõitmas ralli 1 autoga. Mis me ennustame, kuidas ta sellega minema hakkab? Ma arvan, et ta ei lähe sellega mitte kuhugi. Luksemburgi mees 24 aastat vana. Ja, ma arvan, et tal ei ole mitte midagi sellega teha, aga ma arvan, et võib-olla see annab sellise mingi uue mõtteviisi kaasa, kuidas WRC2 selle ralli 2 autoga kiirem olla. Et selline autode vahetus tihti peale nagu aitab kindlasti kiirusele kaasa, et kui lähed nüüd tagasi oma klassi tagasi. Jaa, väga põnev. Mis meie arvame, mis homme hakkab juhtuma? Jaaniga natuke sellest rääkisime, ta arvas, et väga siin kohad ei muutu, aga esimese 3 mehe vahe on seal 16 sekundit kõigil oma vahel, et hakkab muutuma või ei hakka? No kõigepealt võtaks selle tagumise otsa ette, kus kindlasti hakkab juhtuma, ma olen üpriski veendunud, et Esa-Pekka Lappi võtab Tani Sordo ära ja kui nüüd Hyundai, ma saan aru, et on esimene ralli alles, aga mina ütleks igal juhul, et kuule, Sordo, sul on pooliku aeg Lappi, sul on täisaeg, sina saad 7. kohe nagu, kui me hakkame... Aga siis peaks ju Kalle ja Ogier ka ära puutma oma kohad. Kui mina oleks meeskonna, just mina muudaks ära, jah. Ausalt muudaks ära. Aga võib-olla saab Kalle selle puhtasõiduga ka kätte. Sest olgem ausad,
täna on Hyundai'l, Roomperal tõenäoliselt see tiitli saamine oluliselt raskem, kui oli see eelmine aasta. Ma olen sellest suht veendunud. Nii et kes tal selle raskemaks teeb? Neville, Evans ja loodetavasti ka Ott. Ma olen sellest kindel, et see aasta on see keerulisem. Nii et ma ei tea, mina hakkaks vaataks. Ma ei tea, ausalt ka, eriti tänase kiiruse põhjal, siis Roompera suudab kiirem olla, et ta kaotas reedesel päeval oma aja ära alguses, kus ta ei saanud seda hoogu ülesse. Aga me näeme homme. Ma arvan, et 16 sekundit on kindlasti piisav Ožeeril hoida seda, aga võib-olla suudab ka mingit üllatust Roompera teha. Igal juhul, tõenäoliselt seda ei tehta. Aga Lappi ja Sordo vahe 2,6 sekundit, selle tõotab ikka ära. Mis edasi saab ülejäänud meestega, ma ei oska öelda. Nagu ma enne ütlesin, ma arvan, et kõik kohad on paigas ja homme midagi ei muutu. Et need vahed on sellised, mis 70 kilomeetri peal võiks pidama jääda. Jaa, väga põnev saab olema. Igatahes homme kell 8.57 juba päris karm pühapäevane ärkamine, kes on harjunud pühapäeval põõnama. Eks siis vaatame pannkookide kõrvalt seda rallivärki edasi. Jah, vaatame edasi, aga tegelikult, kui nüüd ausalla, siis mõtted on juba Rootsi peal ja... Mõtted kohale minna või? Ei plaani, aga kuidagi tundub, et päris põnev võib selles asi tulema saada. Kui juba hinnates stardipositsioone, kui me hindame praegust tänast olukorda, kuidas seisud jäävad. Et kui ma arvan, ma eile mainisin, et ideaalne võiks Rootsis 5. koht startida, siis kes on 5. koht? 5. koha peal on Ott Tänak. Kui midagi suudetakse auto juures muuta, teha mugavamaks sättida, siis M-Sport juba võiks olla grammi võrra lähemal kas või katsevõitudele. Kuule, räägime lõppu siia paari sõnaga ralli Elverumist ka. Meid väga ei huvita, et Frank Tore Larsen selle võitis Veibi ja Brüniltseni ees, aga Georg Linnamäelt 4. koht ükski normaalses konkurentsis, kus on mehed nagu ma just nimetasin, Larsen, Veibi, Brüniltsen ja Pontus Tiidemand ka sõidab seal kaasa ja kohe Pontus Tiidemand Linnamäe järel 5. koha saigi ja Robert Virves siis 7. kohal. Tiidemandi ja Virvese vahele mahub veel selline mees nagu Marius Aasen, kohalik mees. Enamasti norralastest ja rootslastest see stardinimi kiri siin koosneski. Keel läheb sõlme siin juba hilja õhtul. Aga 2 Eesti lippu ka mõnusalt esindatud ja kuidas me hindame seda tulemust? On see tulemus siin üldse tähtis? Ma ütleks, et tulemus võib-olla ole, aga see katsete peal kiiruse näitamine äkki võiks olla, et tegelikult mõlemad mehed Linnamäe ja Virves andsid eile kohe palju aega ära seal eile õhtul esimese 2 katsega, et seal oli isegi 1 katse peal mingi 40 sekki kaotust vist Virvesel näiteks. Virves tuli ülejäänud ralli nagu suht stabiilselt, mingisugune konkreetne kaotus oli tal kogu aeg. Ma ütleks, et enam-vähem okei äkki esimese ralli kohta, aga tegelikult ei tea, kuidas tal see olukord oli seal. Võib-olla oleks võinud veis olla tempo teine. Ma ei oska, ma ütlen, et tegelikult on tähtis, et ta lõpuni see kilomeetrid on sõidetud. Aga Georg Linnamäe, ralli alguses kaotas aega palju, aga viimane luup oli ikka väga hea. 1 katse võiti 1 katsel väga napilt ja ei katsevõidust ilma, nii et tema küll tegi selle vormistas selle hea katse tulemuse ka ära. Jaa, aga siia ongi nüüd mõistlik punkt panna, sest 50 minutit podcasti on ikkagi 50 minutit podcasti ja see tuleb nüüd enne hommikusi katseid ära kuulata, aga ei ole hullu. Kuulate meid natuke hiljem ka, saate ka targemaks. Aga kordame siis ikkagi, et WRC.com või kuidas see WRCFan.com või mis ta nüüd oli nüüd? WRCFan.com, jaa, on. WRCFan.com ja 6. käigu Fantasy Liigaga. Tulge ühinege. Ei saa Montesse enam punkte kirja, aga Rootsi rallist alates mängige meiega võidu. Jaa, meid on juba 168 seal koos ja nagu 40 eilsega juurde siis, jah? Jah, ja kui ma nagu ka eile ütlesin, siis
eelmine aasta meie omavahelisel ennustasime ja vahepeal inimesed tõenäoliselt mõtlesid, ma ise oleks küll mõelnud, et need ikka ei taju üldse asja, sest tõepoolest ei taju, hetkel olen 74. oma ennustusega, aga see ei ole veel kõige hullem, sest sina oled veel tagapool. Aga see kõik võib veel muutuda, meil on ikkagi 67 kilomeetrit sõita. Absoluutselt, see, mis praegu seis on, see ei tähenda, et see ralli lõpuks seis, nii et kõik tulge liituge ja juba Rootsis saate ka punktide peale. Ühe asja tahaks öelda, ma näitasin sulle seda videot ka, mis Valmar Viiseli Twitteri kontol oli, kus eks ta ise on ka üles noppinud kuskilt sotsiaalmeediast. Toredad fännid on seal raja ääres, kes me ei tea, millisest töökatsest võis jutt olla, aga olid siis kuskilt mingi stopp-märgi hankinud ja rajale natukene kruusa puistanud meelega, et ma ei tea, kuidas selliseid mehi vastutusele võtta? Ütleme, see on jah, ei oska isegi kommenteerida, et see on umbes samasse kategooriasse, kui ralli raja ääres inimesed viskavad suuri kive tee peale, et ilusti veel aeti mingisuguse asjaga see vesi laiali seal ja kahjuks selliseid tegelasi on, aga loodetavasti see seal mingit actionit ei põhjustanud ja inimesed on videopildil ja sotsiaalmeedias laiali, nii et ehk saavad oma õppetunni kätte. Kahjuks ei ole tuvastatavad selle ööfilmi pealt. Jah, ilmselt nad ise teavad, et nad seal olid. Aga nad ise on väga õnnelikud, nad seda tegid muidugi. Nad ei saagi aru, mis nad valesti tegid. Võib-olla küll, ütleme keeruline on see inimloom. Jaa, et ei olegi rohkem midagi öelda. Las igaüks mõtleb ise oma... Kas oli ilus tegu või mitte, aga paneme siia punkti ja homseni. Homseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele varguse vastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist.